Mul siin seda šokolaadi jagub. Alustame esimest motomotiivi KTM Eesti esinduse eest Jälgimäelt. Siit stardib 7 mootorratast ja tee pealt liitub veel 2 tükki. Kokku 3 päeva ja veidi alla 1000 kilomeetrit. Oleme veidi üle 80 kilomeetri sõitnud ja umbes 1,5 tundi. Ja korraks eksisime ära kuhugi suvila rajaani, aga küll me ennast välja navigeerime. Veidi üle 2 tunni ja 120 kilomeetrit. Keegi ei ole veel näost muutunud. Mis teeme? Sügame või läheme edasi? Ma sügan ka. Kunagisel Rapla, vana raudteesild, kunagisel Rapla-Virtsu raudteetammil. Ja see on väga lahe koht, kus just eelkõige mootorrattaga sõita, et mõned kohad on liiga kitsad selleks, et autoga seda läbida. Aga mootorrataste või ATV-dega on väga põnev viis Eestimaad avastada vähe teise nurga alt. Maastik on vahelduv, kohati kruus, kohati siuke murune, siis jälle mullane, mudane. Kui sa oled matka mootorratta siuke entusiast ja sõber, siis tasub see seiklus ette võtta. Kolme tunniga jõudsime me ära sõita 165 kilomeetrit, sõime kõhud Birgiti trahtris mõnusasti täis. Mis tunne on? Ega me täpselt ei tea, kuhu me edasi lähme peale selle, et Saaremaale. Mootorratturid, nii et nüüd on kogu 9 punt koos. Muhu saare mülgastesse oleme sattunud. Tee on libe. Kui päeva esimene osa, ehk siis mandri osa tundus siukene jalutuskäik metsas, siis ikkagi siin on mehi, kes... Nüüd on ka jalutuskäik metsas. Marko, esimesed korrad mammuti peal maastikul. Nii kui ma mõtlen seda ratta väikseks, tuleb paremini välja. Teistel on juba mingi kogemus all, jah? Ei, mina olen esimest korda. Siiamaani oled selle asfalti sõit? Jaa. Mees ostab GS-i ja sõidab mööda asfalti. Aga sellepärast ongi vaja sõpru.
mootorrattaga ja naudi vabadust. Tõeline vabadus. 6,5 tundi on sõidetud. Vabaduse maitse on kõikjal. Läbitud on 200 kilomeetrit. Tuletame siinkohal meelde, et kui esimese 6,5 tunniga sõitsime 200 kilomeetrit, siis nüüd on möödunud meie stardist 8 tundi ja sõidetud on 215 kilomeetrit. Jõudu soovides. Markol on Aafrika Twinni all mingigi rehv, aga paar GS-i on siin meil siukse tänava versiooniga rehvivalikust. Minul oli kergeratas KTM 890 Adventure. Jaksad nagu ise vähe sikutada, aga... Selle olukorra kohta võib öelda, et nagu Forrest Gumpi ema, et elu on nagu šokolaadikarp. Mul siin seda šokolaadi jagub. Mootorratas on ka nagu karbis. Peab teiste lappi. Kohe oleme kodus. Tule, kui kaugele viltu sa jaksad kuidagi hoida praegu. Hoian mingit valest kohest. Vot, suuna tule, saad uue osta, pole hullu. Kümme ja pool tundi, 310 kilomeetrit. Teine päev, motomotiiv number 1. Indrek, miks sa sõidad mootorrattaga ja kui kaua sa oled mootorrattaga sõitnud? 8 aastat, ise ka ei tea, mis sõida. Aga meeldib? Väga tore, seltskond on hea, tihti peale. Vahel on üksiga hea. Vabadus. Eile nautisime vabadust. Naudime täna jälle. Me oleme Saaremaa Virre-Kagu-Edel Loode nurgas ja täna sõidame tiiru läbi Pihtla ja tagasi Muhu saarde. Lõunad saime sellises kohas nagu Nõges. Me oleme Pihtlas ja peremees Aivar on seal. Tuli linnast maale elama, tegi puhveti. Muusikat mängitakse vinüülilt, kala tuleb merest, kõrvits tuleb põllult. Me oleme täna juba 115 kilomeetrit sõitnud. Kaua sa mootorrattaga sõidad juba ja miks sa mootorrattaga sõidad? Sõidan 13 aastat, sain pisiku Tais rolleriga ja siis tulin tagasi, tegin Eestis mootorrattaload. Miks ma sõidan? Äge on, ma arvan. Sa sõidad väga erinevate mootorratastega. Jaa. Et ma olen linnaratastega sõitnud kokku siis 13 aastat ja nüüd 3,5 aastat metsas ja täna on selline mammut, millega ma siis proovin selle grupiga siin hakkama saada, et päris teistmoodi on, ütleme nii. Aga... Kui väikse endurokaga? Jaa, väikse endurokaga metsas on nagu mugavam, aga väikse endurokaga maanteel et see on natuke all around, et saab nagu maanteel pikemaad kiiresti sõita ja metsas ka hakkama, et see vahva. Marko on saanud siiamaani väga hästi.
tappa. Kiusatus on või? Jaa. Mene proovima vaata. ...200 kilomeetrit ja kohe saab 6 tundi sõidetud. Tere, Tarmo poiss. Kui kaua sa oled mootorrattaga sõitnud ja miks sa seda teed? Ma arvan üle 15 aasta kindlasti. Mõnus on, meeldib. Kõne adrenaliin on kerge peal. Kas täna on adrenaliin olnud? Kergelt. Meie matka jooksul saanud selgeks see, et tundub, et Muhu saar on see kõige karmim koht matkarattalistele. Siit on näha, milline peab olema üks korralik põhjakaitse, kui sa tuled siuksele. Ja keskjalg tasub alati gasoones välja lükata. Ja täpselt sellel hetkel on hea küsida Taneli käest. Kui kaua sa oled mootorrattaga sõitnud? 35 aastaselt tegin load, nii et mõned aastad. Ja miks sa seda teed? Lahe on. Täna on ka lahe. Kogu aeg ei ole. Hetk tagasi ei olnud. Et mootorratta juhtimisõiguse võib omandada ka veidi vanemast pealt. Ei pea muretsema. Nüüd me oleme mootorratastega teel Kõinastu laiule. Veetase on väga madal. Suvel ma käisin, siis oli siuke pahkluuni veidi alla põlve. Praegu praktiliselt vesi puudub. See on väike laid, seal on paar majapidamist. Ja sinna saabki ainult niimoodi läbi vee autoga. Hetkel siis jah, vaadake ise. Me oleme väga eksklusiivses kohas, me oleme Kõinastu laiul ja siin ma küsin Tormi sinu käest selle sama küsimuse. Kui kaua sa oled sõitnud mootorrattaga ja miks sa seda teed? Kõinastu laiule või? Üldse oma elus? No tõesti, 20 aastat. Umbes nii. Võib-olla natuke rohkem. Ja miks ma seda teen? Tegeled sellega? Jätkuvalt tegelen sellepärast, et nagu ägedad on need mootorrattad. Esimese motomotiivi teine päev on läbi, me oleme jõudnud Muhu saarele Vanatoa turismitallu. Täna sõitsime umbes 250 kilomeetrit ja käisime Kõinastu laiul läbi mere. Kolmanda päeva hommikul võtame ette Raini. Kui kaua sa oled mootorrattaga sõitnud ja miks sa seda teed? Esimene mootorrattas oli mul isa Jaava, sellega sõitsin 14-selt, siis kui ma ühe esipiduri treki tegin, siis peale seda ma ei sõitnud, aga 2008 hakkasin uuesti sõitma. Vaata ise, on siis paremat ilma kui praegu siin. Ja olla nii lõbusas tujus, on ju. Näiteks hommikul kell 7 äratatakse üles toreda lauluga seal Doorsi valikust. See on see, mille pärast mina seda teen, et koos veeta aega mõnusalt inimestega. Rock'n'roll! Kolmanda päeva algus on meil Muhu saarel ja nina keerame Eesti Mootorispordi muuseumi poole Turbasse. Kokku, ma arvan, tuleb nõksa alla 800 kilomeetri. Veidi vihmaga tuleb seda viimast päeva alustada. Motomotiiv number 1 on oma kolmanda päeva lõppu vaikselt jõudnud ja lõpus oli meile siia selline üllatus, et
et esiteks Eesti mootorispordi Hall of Fame'i mees Toomas Nappa, kunagine vormelisõitja, astus uksest sisse, see oli täiesti organiseerimata, aga Arno Sillatiga käisime muuseumi, ütleme motopoolel siis tuuril, nägime siin nii luuletullimasinad kui Mossejevi KTM-i ja ei ole iga päev võimalik lõunat süüa muuseumis ja veel mootorispordimuuseumis, kui sa oled siukse asja entusiast. Esimesel motomotiivil sõitis meiega kaasa Mart Lajal. Ega Mart, ma küsin sinu käest selle sama küsimus, mis ma teistelt olen küsinud. Mitu aastat sa oled mootorratastega sõitnud? Kogu oma teadlik elu alates 6. eluaastast. Ja teed seda ikka veel edasi? Ja teen ikka edasi ja ikka meeldib. No sinu elu ongi ju mõnes mõttes kaherattalised olnud. Kui sa vaatasid neid rattaid, sa nägid, seal oli masinaid, millega sina ka tegelikult kunagi alustasid treeninguid, esimesi sõite tegid. Ja nüüd kerid siia, ma ei tea, mitukümmend aastat otsa. Mootorratta areng ei ole seisma jäänud. Ei ole jäänud ja kogu aeg lähevad nagu kasutaja sõbralikumaks ehk et igaüks saaks hakkama, et sul ei oleks vaja nii palju nagu siis sõidutunde, sõidutreeninguid, et tegelikult need juhiabid, nagu me seekord ka tõdesime, me sõitsime mudas, vihmas, kivikibul. Kõikides ilmastikutingimustes mööda merepõhja, kõik liivad, pehmed mudad, kõik ja jah, on momente, kus sa pead nad välja lükkama, aga momente, kus nad aitavad sind väga, et sa saaksid nagu päeva õhtusse. Nii et kui sulle vähegi meeldivad mootorrattad, siis kohtuks sinuga järgmisel motomotiivil.